oleme jõudnud +2 tasandisse, võitja, süvenenud vaatleja ja strateeg. Kangelane +1 tasandilt transformeerub tasandile +2 võitjaks. Filosoof pohvigist süvenenud vaatlejaks ja provokaator, motivaator, inspiraator, aga strateegiks. Võitja baas on hingestatus ja entusiasm. Võitja baasemotsioon, õndsus ja rahu. Selle etapil on inimene võimeline tõeliselt mediteerima, lõplikult vabanema sisemisest dialoogist. Mingeid muid lisapingutusi ei ole vaja, need lõpevad iseenesest. Selles staadiumis ei ole vaja muretseda enam mitte millegi üle. Vaatleja maailmas on kord. Seal võib juba mitte kedagi kuulata, kõik on niigi hästi. Kuid selles staadiumis on väga palju energiat ja see ei püsi kaua paigal. Vaatleja sünnitab ideid, on ideede keskus selles kolmnurgas ja vaatleja suunab ideed strateegile. Strateeg naudib rõõmu sellest, et on olemas selline ülim meelelahutus välja mõelda huvitavaid projekte. Rahulolus endaga, kui õnnestub midagi välja mõelda. Rõõm, mõnusus, hingestatus, need on strateegi baasemotsioonid. +2 kolmnurgas inimene loob lahkusest, sest siin ei ole kohta puudusel ja ökonoomikal ning neist tulenevatel hirmudel. Selles keskkonnas, kus toimetavad võitjad, on maailm imekaunis ning see ei peatu. See areneb ja võitja ülesanne on olla aktiivne seda faktorit laiendama. Võitjal on tavaliselt mitu suunda tulemuste realiseerimiseks. Talendikad inimesed on talendid kõiges. See kirjeldus on võitjast. See toimub mitte sellepärast, et võitja ei pane kõiki mune ühte korvi. See on kangelase filosoofia, mis on jäänuk -1 kolmnurga kontrollijast. Võitjate munakorvis on mune piisavalt. Need kasvavad ise ja vedelevad nende paradiisiaias kõikjal maas. Soov luua, see on soov mängida. See on väikese lapse soov, kes tuli maailma, et saada jumalaks oma maailmas. Tal puudub vajadus enesekriitikaks ja enesehinnanguks ja on juba õppinud ennast ja ümbritsevat välja. Ta tunneb neid nagu oma mänguklotse. Ta mõtleb, mida võiks neist klotsidest uut ehitada. Ta loob uusi struktuure entusiasmist. Mis siin veel muud saakski teha? Rõõmustab protsessidest ja vaimustub resultaadist. Võitja meesenergia, tegevus ja uue loomine. Naisenergia täpselt sama, kuid sisemises maailmas. Naisvõitja tüüp ei pruugi olla vaid naine, see on võlur, see on maag. Tal pole vaja tegutseda välismaailmas, loob uut sisemaailmas ja see materialiseerub. Kuidas ja miks? Sellest on rohkelt kirjutatud, kuid mõista saab seda vaid praktikas ja võitja tasemel. Nende väljendus, selleks, et midagi saada, on vaja vaid tahta, soovida. Selles pole midagi müstilist, see on täiesti olmeline teema ja nii nad elavadki. Võitja vajab loomisprotsessi, nii sisemist kui ka välimist. Elamaks elu, liigutada energiaid sellise märkimisväärse faktiga, et inimene on tõelisuses, maailma keskmes ja selle looja on põhiidee sellel tasemel. Muideks, võitja, see ei ole tingimata rikkur, oligarh. Ta võib olla olmes üsna tagasihoidlik. Asi ei ole ressursside koguses, vaid tõelises arusaamas, et alati on piisavalt. See ongi piisavuse teadvuse seisundi tasand. Kui midagi on vaja, see materialiseerub. Vajalike sündmuste lülid ehituvad, vajalikud inimesed tekivad ja pakuvad abi. Kõrvalt vaadates tundub see müstiline. Võitja sisemises elus suhtuvad nad sellesse aga täiesti normaalsena ja tavalisena. Vaatleja naiselik olemus. Ta mõistab maailma, rahuldub sellest ja sünnitab ideid. Strateeg mehelik olemus. Ta suunab, töötab välja plaane, juhatab, kust kohast leida ressursse.
selle tasemel pingeid doseeritakse ja reguleeritakse instinktiivselt ja ei ole vaja põdeda, kui konkreetne indiviid vastab täielikult arhetüübile. See ei ole enam läbi töötamata teemasid minevikust. Reaalsuses loomulikult niimoodi ei juhtu kogu aeg. Edukas ja ennast realiseerinud inimene võib loomingus ja äris ka libastuda. Näiteks võib võitja armuda mittesobivasse partnerisse ja kui suhtumised ei ole balansis, siis võib instinkt teda alt vedada. See naine muutub ohvriks. Ta võib hakata teda päästma ja kasvatama, püüab tõmmata oma tasandile. Ja automaatselt põrub ise -1 tasandile, kus kohates ohvrit hakkab teda üles ehitama ning nõuab aktiivselt tähelepanu endale. Kui ta seda kasutab, on ikkagi armastus, siis ta ise muutub ohvriks ja kohates nüüd seda teist ohvrit muutub jälgijaks, kontrollijaks. See on see, mida rahvasuu räägib, istub pähe ja kõlgutab jalgu. Teine näide võitja elust, kellel on olnud näljane lapsepõlv, saades ligi suurtele ressurssidele, saades näiteks riigijuhiks, hakkab õõnestama oma jalgealust. Sisse juurdunud hirm ei lase tal saada protsessi lõpetada, et hakata tööle üldsuse hüvanguks. Selline kulg lõpeb loomulikult kurvalt. Varem või hiljem püramiid, mille ühe nurga alt kaevati, kukub kokku. Võitjast saab ohver ning suure häbiga tuleb maalt lahkuda ja rahvas, kes oli ohvri seisuses, saab jälitaja. Kõige tähtsam küsimus, mille poolest erineb kangelane võitjast, kuidas saab üle minna järgmisele palju ahvatlevamale tasandile. Kangelane on tegevuses iseendaga, oma isiksuste ja oma reaktsioonidega. Maailm on tema jaoks justkui ronimis atraktsioon, kus saab katsetada oma võimalusi ja harjutada nõrgemaid funktsioone. Kangelane on kinni oma tsüklilisuses, kuigi väliselt võib välja näha heatahtlik ja armastusväärne, kuid ta on kookon, kus ronib välja realiseerunud olend, kui ta on selleks valmis. Valmistuda selleks võib ta kogu elu, kuid võib juhtuda, et see ei sünnigi. Aga kui sünnib, võib tuua maailma uue teooria seletuse, kuidas siin kõik üles ehitatud uue suhtlemisvõimaluse, hästi töötava energiavahetuse süsteemi või mille iganes. Mis tähendab realiseerunud olend? See on olend, kes loob maailma. Põhiline võitja erinevus kangelasest on loomine, maailma muutmine. Mitte soovist päästa, kiidelda, rikastuda, lõbutseda, lõbustada teisi, saamaks tähelepanu, vaid soovist luua. See on teha midagi sellist, mis enne teda pole tehtud. See on Jumala olemus ilmnenud inimeses. Teha, et teha. Inimeste ja tagasiside ei oma erilist huvi. Teda võib suunata, kuid võib ka vaikuses hoida. Võitja teeb midagi selleks, et materialiseerida oma energiat, kuid mitte selleks, et ümbritsejaid vaimustuksid. Vaimustus, heakskiit, tagasiside on vajalik kangelasele. Võitja teab ise, kui ta tegi midagi hästi. Seepärast, et halba teha ta ei oska. Tema naisolemus, kõik on hea, mis möödub ja teiste inimeste kriitika ei häiri teda. Võitja tasandil mees ja naisolemused, anima ja animus on pühas abielus. Sisemine naine toetub mees tegevusele ning vaimustub temast. Sisemine mees toitub sisemise naisvaimustusest, isegi siis, kui terve maailm on vastu. Ta ise hindab ennast ja võib siiralt mitte märgata ümbruse hukkamõistu. Erinevalt kangelasest ja filosoofist pohvikistist, kelledes on suur osa demonstratiivsust. Te ei armasta mind, no mul on teist pohhui. Võitja on selles mõttes sulgunud iseendasse ja nii autonoomne, et on võimeline iseennast toetama. Ja loomulikult sarnasuse printsiibil võitjaid tõmbavad need mehed ja naised välises maailmas, kes on samasuguse anima ja animusega. Sellepärast suhted +2 tasandil on oluliselt õnnelikumad
kui teistes. Ja üldsegi mitte sellepärast, et nad ostavad armastust, nagu tundub neile, kes vaatavad alt ohvri seisukohalt või isegi kangelase tasandilt. Nende isiklik peegeldus peegeldab seda, mis on õnn ettevõtmises ja realiseerimises. Võitja tasandil naine võib pretendeerida igale mehele. Võitjas näeb ta ennast. Kangelane on meelitatud, kuid ohver kaotab õnnest lausa meelemärkuse. Mees võitja tasandil võib samuti läheneda selle maailma igale naisele ja tal on raske ära öelda. Instinkt selles faasis on nii arenenud, et ei soovi läheneda neile, kellega on halb koos viibida. Seepärast võib iga lask tabada märki ja jutt ei ole jahist ega trofeedest. Võitja mees ja võitja naine, kuningas ja kuninganna, kelle kuningriigis on kõik korras. Rahvas on õnnistatud, ökonoomika õitseb ja kangelastel on alati koht tegusid teha. Kui neil on kõik teemad läbi töötatud, siis kumbki pool ei roni enam alla oma olümposelt. Võitja kangelane on paar, mis on vähem püsivam. Võitjad väljendab pidevalt kangelasele mingeid hinnanguid. Kangelane teeb imetegusid, sest tal on selline etapp, see on vaja lõpuni viia oma armastatud poole jaoks. Kui kangelastegu ongi selleks kangelastegu, et see võib lõppeda ka läbikukkumisega. Ja kangelane võib lennata olümposelt põrmu. Võimalus võitjale on teha samm allapoole ja alustada liikumist oma naiseliku kangelase teel, võttes vastu oma kaaslase ebaõnne või oskamatust. Võitja ja ohver paar on mitte eluvõimeline. Kui võitja mees ja ohver naine, siis on orjatari arhetüüp. Naise ülesandeks jääb läbida naiselik kangelase tee, võttes oma mehelt võitjalt kõike, sealhulgas reetmist, jämedust, agressiivsust ja muid emotsionaalseid seisundeid. Kui naine mingil hetkel püüab tähte mängida, tunneb oma võimu ja üritab meest ümber ehitada ning teeb kurva näo või avaliku skandaali, signaliseerides, et talle ei pöörata tähelepanu, siis mees võitja võib mõnda aega taluda, nii kaua kui tundeid ei ole veel jahtunud. Pärast paar laguneb. Armastatud seebiseriaalide stsenaarium ei tööta, kahjuks. 2 lähimat tasandid võivad veel kokku leppida, kuid üle 2 tasandi on suhe keeruline. Kui ohver omab liiga head karmat või võitja liiga halba, siis võivad tasemed veel võimaldada õnnelikumat elu. Muideks, võtame arvesse, et praegustes maistes olendites toimub tasakaalustumine enamasti tugevama arvelt. See tähendab, et muutub vähem tugevamaks, aga mitte vastupidi. Hingelistes protsessides kehtib samuti gravitatsioon, seepärast allapoole laskumine on kergem kui ülespoole liikumine. On huvitav kasutada ja analüüsida erinevaid lugusid, näiteks muinasjuttu Tuhkatriinust, Pilvede all või Õnne 13. See lugu on külgetõmbav just ohvrile, kes näeb lootust enda elukorraldusele, teenijast printsessiks. Võimas. Tegelikult ei mõisteta seda lugu õigesti, sest Tuhkatriinu ei olnud üldsegi mitte ohver. Ta läbis oma naiseliku varianti teel kangelaseks. Ta täitis võõrasema käsud kohusetundlikult ja mis peamine, ilma nurinata. Võõrasema ei olnud tema jaoks jälgija, kontrollija, vaid provokaator, motiveerides teda õppima ja uusi kogemusi hankima. Kui teekond oli lõpetatud, kogus piisava kogemuse, ilmus abiline Haldjast ristiema, kes aitas tal üle minna võitja tasandile ja saada printsessiks. Haldja oli samas ka provokaator, pakkudes talle võimalust rikkuda võõrasema etta asetatud korda. Ja Tuhkatriinu võttis riski meheliku kangelaslikkuse tegu. Kui Tuhkatriinu oleks tegelikult olnud ohver ja selle asemel, et teha ära kõik tööd korralikult, oleks kulutanud ära suure koguse jõudu. Vastuhakuks, rahulolematuseks ja kaeblemiseks oleks talle appi tulnud hoopis päästja, näiteks sama Haldjas või prints. Päästja nõuab alati autasu ja transformeerub kontrollijaks. Haldjas oleks sellisel juhul sundinud Tuhkatriinut välja teenima tänulikkust ja muutunud üsna võõrasema sarnaseks.
aga prints oleks ta pannud kuldsesse puuri ja see oleks olnud juba hoopis teine muinasjutt. kui on võitja naine ja ohver mees, on kõik samamoodi, kuid ühiskonnas suhtutakse situatsiooni hoopis vähema tolerantsusega ja mees nimetatakse Alfonsoks. kui mees on aga kangelane, kes üritab saavutada daami, võitja armastust, on see rüütel, kes sooritab kangelastegusid. see on aga hoopis teine asi. selline arhetüüp on ühiskonnas aktsepteeritav ja õige. ta võib saada isegi võitjaks oma saavutuste ja armastuse kiirte foonil. sellised lood on meil ka teada. paari suhtes on vankumatu seadus, tasemel -1 on alati kannatus.